Me ei teadnud siis veel, millesse mu vend Gustav ennast mässinud oli. Ja hetkel võis meie olukorda iseloomustada sellise väljendiga nagu vaikus enne tormi. Vanaisa oli koduarestis ja minust pidi jälle saama eeskujulik õpilane. Aga torm oli tulemas. Oo jaa. See, et Kusti ärkas ülesse. Mida? Kusti läks välja. Mart. Issand jumal. Näe. Poiss on lõpuks püsti saanud. See on hea uudis. Telefoninumber, millele te helistate, asub Marsil või Alfa Centauril? Kuhu ta läks? Välja. Mis mõttes välja? Ta läks aedama. Millal ta sinna läks? Ma ei saa aru, kuidas ta... Just enne seda, kui ma teid üles ajasin. Välja? Kuhu välja, Mart? Mis mõttes? Olid tal silmad lahti? Jaa, ta ei olnud kuuldabine, ta rääkis. Mida ta rääkis? Mis ta rääkis? Ta ütles, et ma ei laseks kärbseid pähe ajada endale. Kärbseid pähe, Martin? See on mingi kood või? Raun, maha. See on ju positiivne, et poiss jälle liigub. Ja räägib. Tema vanused poisid moodustavad lauseid ja sammuvad. Kas teie meelest ei ole imelda nädal aega siin pikali apaatne, silmad lahti lihtsalt? Rahune ja teeme nüüd nõnda. Kui ta päeva jooksul ei laeku, siis lahkame seda küsimust uuesti. Lahkame? Otto, palun ära käsuta neid väljendeid. Raun, maha. Ma ei saa aru, kuidas te saate nii rahulikud olla. Kas teie arvates ei ole imelk, et ta tuli koju, oli see nädal aega pikali voodis ja nüüd läks äkki välja? Oli tal riided seljas ega Jaa, ta oli riides. Või tea, matkariided. Matkariides olid. Martin, mida see tähendab? Raune nüüd maha. Olgu, kui ta lõunaks tagasi ei tule, siis me hakkame otsima. Okei. Mina moodustan pensionäridest verekoerte rühma. Sina ei lähe kuhugi. Sa oled koduarestis oma poe jama pärast. Anna, sa pead kooli minema, sul on jama kaelas. Lähen. Midagi imelikku on toimumas, Martin. Ma tunnen seda. Tubli Anna, oled kõrgliigas tagasi. Tubli Liis, väike edasiminek. Ma ei tea, mida teha. Suht pekkis on selle värgiga ikka. Iga päevaga tuleb valale 2 sotti juurde. Ma pean see kiiresti ära maksma. Fuck. Mõtleme mingi teema välja. Mis mõttes meie mõtleme? Kes need tablakad potist alla lasi? Vabandust, väike teadaanne enne vahetundi. Nii, hakkame lõpuspordiks valmistama enne finišijoont, jah? Ja me Annaga tulime siin toreda asja peale. Kõigile määratakse mentorid. Nii-öelda ajajad. Ja kõige olulisem on see, et kehalise arvestuse teete kõik 5. Kuulge, noored, see on mulle auasi. Eks ole? Keido, sina hakkad isiklikult Annat aitama. Oled tema mentor. Võtate iga päev peale tunde, võtate kehalise arvestuse elemendid läbi. 2 keha, 1 süda. Keido, sa oled kõige tublim sportlane. Aitad kõige nõrgemat vormi saada, noh? Eks ole? Rahu, oodake nüüd. Vadim, kuulake nüüd. Vadim, sina hakkad Birgitit ja Stellas matemaatikas aitama. Oled nende matemaatikamentor. Ja, Liis, sina aitad Markot ühiskonnaõpetuses. Mida? Marko. Liisiga. Kuule, kooli lõpetamine. Liisiga või? Come on, mingi ükskõik kellega. Marko, kooli lõpetamine, see on nagu olümpiamäng. Paralümpia, jaa, kõva, ma võin... Ma ei saa aru, kas sa lasid siis mulle Marko määrata, ise said Keidoga? Ma ei lastu mitte kedagi kellelegi määrata. Sinust ei olnud üldse juttu. Ma ei saa aru, see on imelik. No mis sa arvad, et mulle meeldib või? Mul on niigi kiire, nüüd ma pean peale tunde mingi üle kitsa hüppeid tegema ja mingi laes kõlkuma. Kas sa vähemalt saaksid minust temale rääkida? Ja teen kätekõverdusi ja muudkui räägin sinust. Liisikene. Päriselt? Ma tulen kaasa. No sul on see enda mentori asi ju. Ma oleksin teadnud, ma oleks ise kikast nõrgem olnud ju. Anna.
Jesus, see vend on. Läheb mul külmavärinad peale. Kuitad raudselt pommi kodus. Anna, Jah. ma pean oma telefoni täna kätte saama. Jaa. No, see on siin ehitusel. Nii, ja mis me teeme nüüd? No, mul on üks plaan. No, mis saab nüüd siis? no ma peaksin üldse tähtsamaid asju tegema praegu. No ma ka. Veel fuck. No veel fuck, jah. sa oled ikka korraliku pasarahe mulle orgunninud. Millest sa räägid? Mis kurat pasarahe? Vahet ei ole. 10 ringi soojenduseks. Läheb. Mis mõttes mina paha mees, mis mõttes mina paha mees, mis mõttes mina paha mees. Näidake näpuga paha mees, võtke eeskuju paha mees, hoidke eemale paha mees, mis ma ütlesin. Äkki ta lihtsalt lõikas voodis sellega midagi. lõikas midagi, selle noaga. Nülgis äkki elevanti või? Kooris õuna või kurki. Sa reageerid niimoodi, nagu sa oleks voodist leidnud Kalašnikovi automaadi. Mis asja? Hää küll. Hingake nüüd rahulikult sisse ja välja. Mina lähen tegelen eakohase hobiga ja soovitan teil sama teha. Sa ei aita mind üldse, Martin. Moonikakene, sa reageerid lihtsalt üle. On seal soojakus. Mis me teeme nüüd siis? No, sa lähed juhid tähelepanu eemale ja ma infiltreerun soojakusse. Kuule, ega ma mingi mütsiga lööja, kuna mul on ikka plaan ka ette valmistatud. Oled valmis, jah? Lähme. Tere, ma olen Tööohutusametist. Mul oli kohtumine kokku lepitud. Juhatusega on räägitud, et mõned küsimused objekti kohta. Lihtsalt formaalsus. Juhatusega on räägitud? Jah. Mingi jure jälle. Ei, läheb 5 minutit. Tulge, vaatame siis objekti üle äkki. Räägime natuke. Teie töökeskkonnas on siis valdavalt mehed, jah? No, siin valdavalt olen siin mina üksi. Aga objektil laiemalt? No laiemalt on mehed on valdavalt. Üks naine on maaler. Selge. Ja mis te arvate, kas selline hegemoonilise maskuliinsuse taastootmine suunab töökeskkonnas pigem konfliktiolukordi vältima või mitte konstruktiivselt lahendama? Mida? No, et kas tuleb ka tülisid ette teil siin omavahel? Ei, no mina siin, ma olen siin üksi ja mina siin omavahel, minul ei ole tülisid. Nii et saate siis kõik hästi kenasti läbi ja kõik siin maalrid, puussepad ja... Vadim! Töötas teil siin kunagi selline inimene? Vadim, jah. Ja, oli. Poolteist aastat tagasi. Läks ära. Läks ära? Mingi. Oi, vabandust. Jah.
Nende küsimuste eest ma pean küll su maha lööma nagu päriselt. Ma ei saa mitte midagi aru. Eks see Valvur oli täiega liibis. Aitäh. Mille eest? Ma ise olen süüdi ju. Kuule, aga kuidas on? Teeme selle uue video siis või? Ei, ma otsustasin loobuda. Annad alla? No, ma ei saa minna, kui seal kõik need mingid karmid kutid oma tänavamaailmaga koos on nagu... Mida ma lähen kokutama sinna? See on ju see, mida sa tahad. Mulle just tehti väga selgeks, et sa ei saa seda, mida sa tahad. See nagu reaalselt keevitati mingi 4-meetristest raudkangidest mu silme all kokku. See on spekulatsioon, Anna. See pole tõsi. Ongi nii või? Mulle öeldi ka, et ma ei saa kunagi seda, mida ma tahan. Ma ei uskunud, noh. Nii et su startupil läheb kenasti, jah? Jah, kui kõik hästi läheb, siis järgmisel nädalal saame uue investori. Päriselt, või? Oledki paugust ettevõtja, jah? Jah. käima, tõmba 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 käima. Kuni viimane pulsituks ja lõtt, kuriteolauliku vaenulik sõnavõtt, kuid taha relvakonflikti. Kõik mina, 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 mina. Võta kinni, haara kinni, võta kinni, võtame pildi. Süpohasas, 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 süpohasas. Võta kinni. On mida lõhked olla või? Ole vait. Paku, kes saalis on? Ma ei tea, mingi Beyonce või kõik. Kenkana. Sulle vist meeldis hip-hop või? Enne me ei vii neid saali, kui on kõik üle pestud, on ju? Yes, boss. Tere, saan tuua teile midagi? Kohvi. Cappuccino, latte. Latte. Jah. Midagi süüa? Ei, mõtlen veel. Selge. Mida sa teed siin saalis? Sul on kõik nõud ette valmistamata ju. Kõht läks tühjaks. Kuule, teenindaja ei käi saalis töö ajal. Sul on nõud ette valmistamata ju. Mis sa tuled saali, et hakata kliente ahistama? Kao kööki, ma räägin punnsilmad ära kõik. Sa tahad tipikassast ilma jääda või? Kuule, mida sa lubad endale, Plika? Wow. Kellelgi on mingi halb tuju täna või? Ei, ta... No, mul tuli kohviisu, aga raha jäi koju. Kohviisu või? Jah. Hullu, ma maksan kinni. Isu on hea asi. Isu viib edasi. Kao ära siit. Kuule, mul on jumala suva, kutsu see punnsilm välja, kui tahad, nagu päriselt. Genka tegi mulle just kohvi välja. Sa Plika hakkad kohe teisel toonil rääkima. No ma ei lase endale enam kärbseid pähe ajada, kui sinu eluunistus on terve elu siin kükitada ja mingi tipikassa pärast põdeda. Lase käia! Mina teen, mis mina tahan. Kuule, ma tean seda juttu, ma olen selle kõik läbi teinud. Igal pool kärbsed. Purjus oled või? Sa tõmbad midagi ju. Jaa, ma olen ennast lõpuks ometi käima tõmmanud. Kutsu see kuradi punnsilm välja, päriselt. Lase tulla. Kuule, ma ütlen, sellest tüdrukas on kihva, noh. Päev tuli juurde praegu, seda pole küll varem juhtunud. Sa ole ka vait. Ole vait, noh. Ei vait, noh. Vait.
mida? Gustaviga on kõik korras, ta tegeleb kooli asjadega. Issand, kooli asjadega. Ma tegin just politseisse avalduse, keda otsima hakatakse. Oi, meil tuleb see ere annuleerida. Politseil on käed-jalad tööd täis, ajavad tuulakaid pensionäre taga. Kas siis Gustav tahab ikka õpinguid jätkata, jah? Jaa, ta on Tartus praegu. Ma ei tea, hea seegi. Enne eksameid kool pooleli jätta, see oleks täiesti sõge ju. No mis ma rääkisin? Argpüksid. Ma lähen katsun natuke rahuneda. Ma ütlesin, kõik ajab nii närviliseks praegu. Anna, mis sa arvad, kui ma hakkaksin disainima spordisugemetega tänavarõive? See oleks nagu kuidagi, ma ei tea, originaalne idee, et kõlaks nagu selline visiooni moodi, et Martin Sports Fashion või... See on väga lahe mõte, aga kas mitte kõik ei tee seda juba? Minu arust see on päris popvärk praegu, kõik teevad seda. Ma arvan, et sa peaksid rohkem nagu out of the box mõtlema veits. Jah, sul on õigus. Muidugi ei, ma pean karbist välja mõtlema. Just. Kolm, 4, 5 ja nii, ma tean, mis koduse hobi ma endale võtan. Selge. Tööturule ei kõlba, õue minna ei tohi. No, ma panen sihukese hobi püsti, et aitab jamast. Mis hobi see siis sul on? See on seotud liikumisega. Oota veel. Kepsud peavad pidevalt podisema. Kogu aeg. Ja sina said juhatajaks? Liinaraks. Kus sa ennast kokku võtad? Ega ma ilma asjata seda käpardit sinu hoole alla ei andnud. Aha. Ja õige. 7, õige. 8. Postitants. Kuidas teil Keiduga läks siis? Normaalselt. Aga kas ma võin ka teiega hängima tulla? Anna palun. Kuule, ma ise vaevu hängin seal nende rööbaspuude otsas. Sa tahad seda endale saada, jah? On nii, Anna, jah? Come on, Liis, no. Miks ma ei või tulla siis? No tule siis. Aga sa ei tohi midagi segama hakata. Ai, ma luban. Jaa, aitäh sulle, Anna, aitäh. Selle timmane õudus on äärega. Hästi tekkis. Noh, me oleme talle võib-olla märgune nagu selle matemaatikaga, aga noh. Nii. Tähendab, kui te tahate minu ajupotentsiaalist mingisugust kasu saada, siis jätame järgmine kord notiseadmed ja meigitarvikud koolikotti. Ma mõtlen seda tõsiselt. Aga Vadim, ma ei taha matemaatikat. Ma tahaks ainult sind. Jaa, Vadim. Mis sa arvad? Meid on 2. Matemaatikat on küll lõpmatutega. Teeme kõike, mida mäster ütleb. Paarisarv on alati parem. Kätt hoia sirgemalt. Sirgelt. Teine. Vahetus. Hoia. Hästi. Tagurpidi ka. Tagurpidi. Käed. Üks käsi on liiga pehme.
Veel 2 korda. Nii. 5, 6, 7. Üks veel, siis võib... Ma ei jaksa ju. Läheb, jõuad küll. Pane põlvede peal edasi. 10 tuleb täis. Ma ei jõua käida päris. 10 veel, siis on kõik. Ma ei jaksa. Kuule, meil ei ole terve igavik aega. Teeme ära. 10 tükki. Läheb. 1, 2, 7, 8. Ma ei jaksa. Mida? Lõpeta ära päris. Ongi ju 10. Selline pingesse. Läheb, ei ole häda midagi. Vai. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hästi, tubli oled. Tänaseks aitab. Ütlesid sellele friigile, et ta peab maksma hakkama. Lõpeta ära. Kuule, see on meie teema, eks ole. Tema alustas selle Mis jamas see tüüp jahub jälle? Ära tee välja. Lämme. Kus sa oled talle endale pähe lasknud istuda nüüd? Mis te olete mingid sõbrad need? Võikate käima ka raudselt. Ma ütlesin ja vait. Ahah, siis. Sa valetasid mulle. Sa tahad ise Keidoga olla. Kõik räägivad seda, isegi Marko ütles seda. Millest sa räägid, Liis? Ma ju näen, kuidas sa seda vaatad, kuidas tema sind vaatab. Sa tahad temalt üle lüüa, jah? Üle lüüa? Ta ei ole sinuma olnudki ju. Ahah. Nii siis on, jah? Kuidas nii? Millest sa räägid? Sa oled ta ära võrgutanud. Mis asja? Ma ei ole mitte kedagi võrgutanud. Kui sa teda nii väga tahad, siis mine Rooma järele talle. Jumal küll, lõpeta nüüd. Sa tead, et ma armastan teda. Sa rikud meelega kõik ära. Sa oled alatu ja õel, just selline sa oled. Kõik räägivad niimoodi. Mida veel? Ma keerasin majavee kinni. Kuule, mida sa korraldad siin? See on mu uus hobi. Mis kuradi hobi? Ma pidin ju postist kinni hoidma. Mis postist? Postist. Postitants, siis hoitakse postist kinni. Tule, siin on spetsialisti abi. Tule nüüd, lähme ära. Vesi on kinni nagunii. No vot, no. Ja nüüd on kõik korras, jah. Kiirelt sisse ja kiirelt välja, no. Ma ei tea, see on veits hull nagu. Mis mõttes hull? Võtame oma mängupüstolit kätte ja läheb. Palju sul kassas raha on muide? Reedel on rohkem. Turva meil on päris relv ju. Turva naisel. Ega tema ei tea, et meil kuradi mängupüstolid on. Vehime ringi nendega ja ongi korras. Kurat, Sina lasid need tablad potist alla ja diiler teab seda. Vot selline me igapäeva olukord, sital pikniku peame sügaval ikka see toru on, kus me ahvide raissal ilma sekti loo. Sita sees varjul kuifasega see uriiniproov. Noh, kuidas on? No sellega läheb küll homseni jälle. Ahah, väga hea. Homseni vett ei ole. Sobib. Ma lähen ütlen Moonikale. Moonika mu naine, ega tema ju mind ei kuula. Kes see moekunstnikku ikka kuulab? Moekunstnik olete? Ja üritan jah siin seda asja käima lükata. Tundub hullusena jah teile? Ei, miks mitte? Ei, ma ei ole mingi arvustaja. Ma tahtsin kunagi kondiitriks saada, aga see torutöö, see tundus kasulikum. Ahah. Kurat, keegi võiks lõpuks normaalset tunket disainida. Oleks meil ka lõbusam elu. Tunked? Tööriided nagu? Ma ei tea, kuidas ma oma julguse tagasi saan. Sa pead midagi pöörast tegema. Mida pöörast? Ma ei tea. Lugu ära midagi või minna diskoole või... Ma ei tea, jäta hambad pesemata. Anna. Emme. Sa pead lihtsalt julge olema.
ma ju olin kunagi. Ma ju vehklesin, ratsutasin, sõitsin isegi ma tean. Ma ei kartnud mitte midagi. Ja siis tulime meie ja tegime sinust kodumasina. Sa hakkad lihtsalt kartma. Mis siis, kui kõik koost laguneb? Olgu su isa, mis ta on, aga ta on vähemalt julge. Hull ja julge. Igavene egoist ja juhmakas selline. Torm oli tulemas, selge see. Aga see tuli täiesti ootamatust kohast. Kallis emaga, ära maha maga, kui su ukse taga noogutab politsei. Sest siin on vähe neid, kellel teisiti on läinud. Mõtle sellele, kui F-hoone söömas käib. Passime seal Rimi platside peal. Raiskame bensiini nagu hinda ei teaks. Aeg on raha ja siin kulutan mõlemad. Aga minu jaoks oli hetkel oluline ainult see, et ma sain oma unistuse tagasi. Ma lähen ja löön platsi puhtaks. Pole vaja endale kärbsid pähe lasta. Sest mul on isu. Kelmiküla hoog, pühakud on koos. Need on Kelmiküla lood. Kelmiküla hoog, pühakud on koos. Need on Kelmiküla lood. Politseifurgoon, sünteetiline droog ja mudilaskoor ja vanaema hoog. Need on Kelmiküla lood. Beebilust joob. Kelmiküla lood. Paneme selle praegu kinni.